Hei kõigile ja tere tulemast! Täna süveneme ühte tõeliselt põnevasse ja mis seal salata, väga isikliku küsimuse. Mis teeb meist just need, kes me oleme? See on ju küsimus, millele me kõik oleme aeg-ajalt mõelnud, eks? Meil kõigil on oma kordumatu välimus, oma iseloom ja omad anded. Uurime siis välja, kust see kõik alguse saab. Alustame kõige ilmselgemast kohast, meie perest. Ikka öeldakse ju, et lapsed on oma vanemat nägu. Aga mis selle taga tegelikult on? Vaatame lähemalt. Mõtle korraks. Kindlasti on sul mõni omadus, olgu see siis sinu silmade värv, pikk kasv või isegi see, kuidas sa naerad, mis on justkui otse mõned pereliikmelt päritud. Ja vot see ongi asja mõte. Igaüks meist on ainukordne, aga osa meie eripärast on justkui kingitus meie esivanematelt. Teaduskeeles nimetatakse seda pärilikkuseks. See tähendabki lihtsalt neid omadusi, mis liiguvad geenide kaudu põlvest põlve. See on põhjus, mis pikkadel vanematel on tihtipeale pikad lapsed ja miks teatud iseloomujooned peredes korduma kipuvad. Nüüd läheb asi huvitavaks. Võiks ju arvata, et mõni omadus on alati hea, aga tegelikult see sõltub täielikult olukorrast. Vaatame seda näidet. Korvpalliväljakul on pikk kasv ju lausa supervõimeks. Aga kujuta nüüd sama inimest ette profi ratturisadulas. Seal võib see pikkus hoopis takistuseks saada. Nii et on oluline meeles pidada. Ühegi omaduse väärtus pole kivisse raiutud. Kõik oleneb kontekstist. Okei, aitab välimusest. Läheme nüüd sügavamale ja vaatame, mis toimub meie sees. Sest meie iseloomud ja anded on ju vähemalt sama kirjud kui meie välimus. Mõtle korraks oma sõprade peale. Kindlasti on seal see üks, kes on alati seltskonna hing ja siis teine, kes helistab pigem vaikselt omaette nokitseda. Ja just see teebki ju suhtlemise nii põlevaks. Muidugi on teatud omadusi, mida me ühiskonnas eriti väärtustame. No kes ei tahaks endale sõpra, kes on lahke ja kelle sõna peale saab alati kindel olla? Samas on ka jooni, mida peetakse pigem negatiivseteks. See ei tähenda muidugi, et keegi oleks halb inimene. Absoluutselt mitte. Pigem on see märk sellest, et meil kõigil on ruumi kasvamiseks ja arenemiseks. Hästi, aga kuidas see kõik päris elus töötab? Kuidas need erinevad omadused ja anded maailma ära mahuvad? Sest usu mind, igale iseloomule on siin oma koht ja oma ülesanne. Mõtleme näiteks arstiameti peale. See on töö, mis nõuab väga-väga spetsiifilisi iseloomuomadusi. Ainult tarkusest ei piisa, et olla hea arst. On vaja kaastunnet. See võime mõista teiste muresid ja valu on tegelikult täiesti asendamatu. Ja nüüd midagi täiesti teistsugust. Mida on vaja, et olla meisterlik kellasepp? Siin on vaja hoopis teistsuguseid supervõimeid, lõputut kannatlikkust, ülitäpset kätt ja raudseid närve. Närviline ja püsimatu inimene ei saaks selle tööga lihtsalt hakkama. 2 erinevat ametit, 2 täiesti erinevat, aga võrdselt väärtuslikku inimtüüpi. Okei, aitab teistest rääkimisest. Räägime nüüd sinust. Sest meil kõigil, absoluutselt kõigil, on midagi, milles me oleme eriti head. Proovime koos mõelda, mis see sinu puhul olla võiks. Oled sina äkki see, kes toob alati nääratuse näole? See, kes suudab ka kõige hallima päeva oma naljadega päikeseliseks muuta? See on ju tõeline supervõime. Või oled sa hoopis see inimene, kelle peale saab alati kindel olla? See, kelle lubadus on rohkem väärt kui kuld ja kes ei vea kunagi alt. See on usaldusväärsus ja see on hindamatu. Või äkki oled sina hoopis see, kellel on alati pöörased lahedaid ja originaalseid ideid? See, kes vaatab maailma natuke teise nurga alt ja leiab lahendusi seal, kus teised näevad ainult probleeme. Ja teate, see kõik viib meid ühe väga-väga olulise mõtteni. Miks see üldse hea on, et me oleme nii erinevad? Lihtsalt kujuta hetkeks ette maailma, kus me kõik oleksime täpselt ühesugused. Esiteks, see oleks just surmiigav, aga mis veel olulisem, see ei toimiks. Kujuta ette, kui kõik oleksid arstid, aga keegi ei parandaks kella. Meie erinevused on nagu pusletükid, me täiendame üksteist ja just seetõttu on meid kõiki vaja. Ja siin ongi see kõige tähtsam mõte, mida täna kaasa võtta. Ei ole olemas paremaid või halvemaid inimistüüpe. Igaühel on oma tugevus, oma eriline anne, midagi, milles just tema on parim. See on küsimus, millele vastuse leidmine on igaühe enda põnev teekond. Avasta oma tugevused ja kasuta neid. Just see ongi sinu eriline panus maailma. Aitäh, et kaasa mõtlesid!